järgi. Nii et see on siit kõik täitsa loomupärane. Siit avavile ka ja nagu Roman Kozlovski hoolealustele. Senderus taas esimesse tsooni, sealt tuleb pikendus ka, pall on ikka lahti, kampanja on seal peaga vahel, Santos. Veering, Zenjov, Sapinen ja olemas! 9. minutil Rauno Sapinen lööb 1-0 ja kui mees on kuum, siis ta ei jahtu maha, Rauno Sapinen lööb peaga siit 9. minutil, FC Flora 1-0 juhtima ja nurgalöögi järel see pall põrkas ja Sapinenil 17. värav sel hooajal kirjas. Ei ole siin midagi, et Martin-Kris Palberg tuleb ja teeb. Sapinen on valmis. Burjanatse, oi, ta ajalugu ka tea. Ikkagi ründaja numbrid. Poom, siin on nüüd jalg vaba. Tuleb eemalt ka ja läheb mööda. 26. minutil suurepärane. Nii et saldo on 0 ja kui Sapinen siit tuleb ja on kastis ka, välisküljega proovib. Aliko. Tohvstik toetuses, siit on Senderuse variant ka, madalalt tuleb värava ette, sealt Andres ei saa! Erik Santos klaarib joone pealt ära 31. minutil ja Santos jääb veel sinna plokki ette ja veel jääb plokki ette! Allikult värava ette, kampanja peaga vahel, Alliku veel ja Matrossov toob ära lati alt selle palli. Tuleb ka nüüd, sealt tuleb jätk teise lainesse ja latis käib ära Sergei Zenjovi löök. Ikka on see pall lahti ja Matrossov nüüd püüab. Kapteni paela sisemine kummipael vist kippus katki minema, nii et ainult see krõpsuga osa jäi tööle, aga siit tuleb Zenjovilt peale löök. Seda puhku siis kohe natukene eemale kesttooni penaltipunkti peale ja oli ohtlik ja on ka siin ohtlik, aga Kivila. Ussar, veel Senderdus, ikka tuleb ja sealt pall lahti veel ja Markus Poom 52. minutil lööb 2-0 ja Flora saab oma eduseisu kindlaks. Ja Poom, kes on olnud hea, on hea ka nüüd. 2-0 annab väga kindlad trumbid siit juba Florale. Ja väga oluline värav tiitlivõitlust silmas pidas. Vassiljev siin jälgib küll veel mõtlikult, aga tema jaoks praegu kõik hästi. Ja Transi vahetused siis saavad olema Viidas ja Bondar. Ja kui siit tuleb eemalt, Kirro proovib. Aga no eks Trans natuke ikka tunneb puudus oma keelu all olevatest meestest ka. Kui siit Poom ja posti! Kivile saab selle palli Filatovi nina eest ära nopitud. Ja kohe kontravariant. Sapinen 1-1 kampanjaga. Kampanja hästi suunab teda tagasi, aga nüüd Sapinen pöörab väga hästi maa. Sapinen on karistusalas ka! Sapinen! Daamid ja härrad! See on Rauno Sapinen! Niimoodi lüüakse väravaid, kui sa oled Premium-liiga värava kuningas! Ja 19. tabamus tuleb siit, kübarad rikka vormistatud! Ja no see on puhas Sapineni värav! Ja Kaur Kivila saab siit söödupunktid ka kirja! Milline mäng, milline pööre ja Sapinen juba tundus, et on olukorra enda jaoks maha mänginud näoga. Enda värava poole taganeb, aga pööre ümber kampanja 1-1. Ja no see mees on väravalööja. Ja Alamaa on siis ise vasakul. Mihhailov! Ja läks väga kavalalt asju tegema. Ja kahtlemata kihvt on teha debüüt A. Le Coq Arena'l, kui siit Flora otsib veel 4. Poom ja ikka Erik Santos joone peal. Ikka mõistab. Ja veel eemalt ja oi kuidas Danil Kuraksin 84. minutil
tuleb, teeb ja näitab, et ärge mind unustage, pall ristnurka, 4-0 ja Kuraksin tahab. Suurepärane löök, ise võitas oma selle olukorra selliselt välja ja milline tabamus. Maalin laseb mängul jätkuda. Tsenderdus tuleb otse ja ei lähe ja Kivila poole. Matrossov tahab ka appi tulla, Bondar paneb kohe veel ette. Aga kell on tiksunud ja see mäng on lõppenud FC Flora 4-0 võiduga. Rauno Sappinen kübaratrikk on see, mis täna selle mängu otsustab. Flora ründaja Rauno Sappinen, hooaja lõppfaas on käes, siin on nüüd vaja mängida tiitli peale ja te tahate mängida tiitli peale. Transiga sel hooajal on olnud raske, täna tegite töö ikka väga kindlalt ära. Jaa, on olnud raske. Hea meel, et me saime lõpuks Transiga mängida siin A. Le Coq Arenal ja tõesti skoori mõttes läks meil täna väga hästi. No sel hooajal on palju juttu olnud, et kuidas nendel Premium-liiga väravaküttidel läheb, kes seal tipus on. Hooaeg läheb edasi ja sina muudkui skoorid. Täna 3 tükki, 8 mängu vist järjepanu oled juba resultatiivsuspunkte teeninud, 19 väravat, hakkad vist lõpuks soojaks saama? Jah, kuidas öelda, et nagu me seda jutuajamist alustasime, me läheme meeskonnana tiitli peale ja kõige tähtsam meeskondlik edu. No aga individuaalselt ikkagi väga hea sooritus ka täna, 3 väravat, ei lööse liiga tihti nüüd kübaratrikk, vist peaks ikkagi head meelt pallistama? Jah, absoluutselt, aga mis nii väga liia, kui nii hästi ette pannakse? No hästi ette pannakse, kampaania vastu pidid ikkagi korraliku pöörde tegema ja jooksu ka, nii et jooksuvormi ka veel jagub. Jah, tore, kui tuleb igati moodi. No see mäng esimesel poolajal Trans kujutas natuke võib-olla rohkem ohtu, teisel poolajal mitte. Kas taktikaliselt see mäng läks täna nii, nagu soovisite? Saime esimese värava väga kiiresti kätte, mis meid aitas, aga poole põhiline sõnum oligi see, et meil on vaja kindlasti teist, et 1-0 on väga-väga libe seis ja õnneks saime suhteliselt kiiresti selle teise värava kätte, mis lasi võib-olla sellest mängust natuke õhku välja. Kas sellises olukorras, kus te Levadia käite samade punktide peal, on pingevabam mängida esimesena või teisena, et praegu 3 punkti kirjas, homme mäng ootamas või oleks kuidagi teistmoodi mõnusam? Mõlemad pidi ja ma arvan omad eelised, et 50-50. Aga homme vist seda mängu Paidega vaatate, sest Paide on ka teie järgmine vastane, nii et on vist nagu põhjust huviga jälgida? Jaa, absoluutselt, mitu põhjust seda mängu jälgida ja kindlasti vaatame. Kuidas sa selles mõttes sellel olukorral nüüd selles nurgalt peale vaatad, et väga palju on meil viimasel räägitud Eesti ründajate kontsust Martin Krist Paalbergist. Kas nüüd võime hakata jälle Rauno Sappinenist rääkima? Ma ei tea, ma teen oma asja, et inimesed, kes soovivad rääkida, võivad rääkida, mis tahad või mis nad soovivad, kellest soovivad, et see ei puutu otseselt minusse, et minu töö on mängida siin ja võita Floraga tiitel. Aga kas, ütleme, nende tegudega tunned, et võiks ikkagi olla veel lagi ka kuskil mujal kui Floras? Hea küsimus, eks ma lähen koju ja mõtlen. No mõtle siis, aitäh nende jutudest ja palju edu. Aitäh. Ja nüüd tuleb meie juurde ka German Slein. Narva Transi poolkaitsja, tere German. No vanal koduväljakul lootsite kindlasti täna paremat, sest olete Floraga sel aastal väga tasavägiselt mänginud. Täna 4-0 lõpuks tablool, et mis siis oli? Rauno Sappineni kvaliteet või miski muu, mis selle mängu otsustas? Ei, no lihtsalt üldplaanis Flora mängis väga head partiid võrreldes selle mänguga, mis me mängisime augustikuus vist. Et oli tunda, et nad tahtsid päris palju nagu selle mängu võita, et neil kvaliteeti ka olemas, seega üritasime kõike teha, et ka 3 punktiga siit nagu ära minna, aga täna läks nii. No, mängisite esimesel poole ajal väga hingestatult, teil olid ka need kontravariandid, aga kuidagi rünnakul jäi kuskil i-täpile punkt panemata, et mis sulle tundus, millest täna teil vajaka jäi? Raske kohe niimoodi öelda, et ikkagi peaks üle vaatama, aga Flora pani kõik need käigud tegelikult kinni, et suht raske kuidagi oli nagu leida need õiged teed, ütleme nii, et kahjuks jäi puudu seal rünnaku faasis.
aga no ütleme, kuigi 0-4 mäng, siis tegelikult Trans on näidanud, et teis on seda sisu, te näitate, et suudate mängida korralikku jalgpalli. Kuidas sina hindad praegu nüüd olles Roman Kozlovski käe all, et mis suunas see Trans liigub, kas see on mingi selline vundament, mida valada ja mille peale tulevikus rohkem ehitada? Ja, ma olen juba mitu korda maininud, et üritame selle fundamendi üles ehitada ja selle pealt edasi liikuda, et see, mis Flora tegi 15 aastat tagasi, alles nüüd Trans hakkas tegema, seega jah, et selles mõttes pikk tee minna, aga ikkagi paneme edasi ja mis seal ikka, tuleb, mis tuleb ja lihtsalt luban, et Trans tahab alati võita ja võidelda isegi kui 4-0, et poisid ei pannud pead alla ja üritasid kõik kanda. Ja no Transis selles mõttes pinki ka jagub. Täna ühel hetkel tulid vahetusest vanemad mehed, aga tuli ka väga noor debütant, nii et Transis tuleb ka järelkasvu. Ja, kindlasti tuleb järelkasvu, et meil on duubelmeeskond, korralik duubelmeeskond, ma arvan, et sealt saab leida head mängijad, et nagu tuleviku Transi võtmemängijad, ütleme nii. Ja nädalavahetusel tuleb juba ruttu uus mäng peale, see vist aitab ka seda kaotusvalu leevendada, et uus mäng tuleb ruttu Harju võõrsil. Ja, kindlasti tuleb kindlasti raske mäng, et Harju on tublid sel aastal, eriti koduväljakul, et üritame kõike teha, et õiget järeldusi teha ja selle kogemuse peale edasi minna ja mis muud, et ainult niimoodi edasi. Aitäh ja palju!